Antud hetkel on RobotC tarkvara versiooniks 4.50 ning ta ei ole varasematest versioonidest väga muutunud, nii et ka uuemate versioonide puhul on võimalik seda õpetust kasutada, et alustada EV3 robotite programmeerimist. Kui te avate programmi, siis tervitusaknad teist ära pannes te näete sellist pilti. Siin on kõige tavalisemad nupud nagu uue faili loomine, faili avamine, faili salvestamine ja ka firmware download, aga me räägime firmware downloadist ehk püsivara allalaadimisest hiljem. Esimese asjana, mis te võite teha, on sättida Windows menu level kasutaja taseme superuseri peale. Saab teile rohkem käsu võimalusi, aga samas kui te tunnete, et programmeerimiskeeles väga alganeist, kui te lähete tagasi Basicu peale, siis te lihtsalt antakse ette kõige tihedamini kasutatavad käsud, nii et te ei pea pead murdma, mis siin alguses rohkem on. Lisaks tuleks ühendada siis ära robot. Kuna RobotC keskkond ei ole loodud ainult EV3 robotite jaoks, on võimalik siin ühendada väga palju teisigi roboteid, tuleb määrata ära, missugune robotiga meil tegu. Ja selleks läheme robot menüüsse, platform type ja määrame, et meil on tegemist Lego Mindstorms EV3-ga. Nii, selleks, see ei tähenda nüüd aga, et robot oleks veel ühendatud. Roboti ühendamiseks peame tegema Lego brick menüüst Communication Link Setupi ja siin te saate valida isegi, et kas te tahate ühendada üle USB kaabli või te tahate ühendada näiteks Wi-Fi või sinihamba kaudu. Sinihamba kaudu RobotC on üsnagi töökindel olnud ja kellel on olemas ja võimalused, siis soovitaks kindlasti kasutada sinihambast. Samas USB kaabliga ühendus on kiirem ning seda eriti olukorras, kui te tahate oma programmi testida, siis tihe ja kogu aeg üle sinihamba ühendamine kujutab teie aega. Nii, siin nimekirjas näeme roboteid, mis antud hetkel saadaval on olemas meil üks EV3, öeldud, et USB kaudu on saadaval ja kui me klõpsame selle peale, ei olegi midagi rohkemat muud teha, vajutame close nuppu ehk sulge. Kui teil on pandud sinihammas, siis saate siit otsida. Nii, aga tavaliselt, kui te võtate roboti kasutusele, siis RobotC ei pruugi selle robotiga kohe tööle saada hakata selle põhjusel, et robotil on peal erinev püsivara. Ja selleks tuleb tegelikult kogu roboti operatsioonisüsteemi üle laadida, download EV3 Linux kernel menüüst ja valite standardfaili. Minul on antud hetkel selle robotiga see tehtud, see operatsioon võtab aega 4-5 minutit, sellepärast mina seda praegu tegema ei hakka. Sellest järgmine samm on firmware download. Vajutate siia nupule ja annab teada, et laadis edukalt püsivara alla. Ja nii, olemegi valmis siis oma esimese programmi tegemiseks. Selleks vajutame New File nupule ja ilmub meil ette selline aken. Me võime ka kohe tegelikult ära salvestada, sellepärast et meil ei lubata programmi robotisse laadida enne, kui me pole seda ära salvestanud. Mina kirjutan siia test. Nii. Sellest, kuidas missugused käsud panevad roboti liikuma, on juba põhjalikumalt kirjas juhendis, aga kõigepealt siis ma näitan teile ära selle koha, kus saab leida lihtsasti abi. Sellepärast, et RobotC on väga hea tugikeskkond üles ehitatud, selleks peate vajutama Help menüü ja Open Online Help Wiki. Avaneb teile sama aknasse kohe uus leht ja siit valite siis, missugune platvorm teil hetkel on. Meil on EV3, vajutame EV3 peale ja nüüd tahab arvuti pääseda internetti. Ning ta tegelikult läheb RobotC internetilehele, kus on väga palju näidisprogramme, väga lihtsasti on kõik käsud üles leitavad ja neid on väga lihtne võtta kohe kasutusele. Võtame näiteks, et me tahame panna EV3 robotit liikuma. Selleks klõpsame siia vasakule, saab muidugi alati kasutada ka otsingut, aga võtame siit vasakult Lego EV3 RobotC ja valime näiteks mootorid ja siis näiteks mingisugune käsk, mis paneks meil roboti liikuma, on set motor speed. Siin on see käsu seletus, aga siin on ka kohe show code example. Kui see peale klõpsata, tuleb ilusti kohe käsk lahti ja me saame selle näiteks tervenisti kopeerida kohe oma RobotC testprogrammi ja see paneb siis roboti liikuma.
kuna programmeerimine tekstides keskkonnas eeldab ka tegelikult, et programm oleks teksti poolest korralikult vormindatud, siis on olemas selline nupp nagu fix formatting, näiteks esimene tase on see, et kõik, mis jääb task main loogiliste sulgude vahele, on tegelikult liigendatud veidikene paremale. Ehk kui te määrite alati kõik ära, olete koodi ära kirjutanud, võetate fix formatting, siis tehakse see teie jaoks korda. Nii, nüüd kui teil on olemas programm, siis tuleb see programm kõigepealt kompileerida. Selleks vajutate compile program nuppu. Kui programmis erroreid ehk vigu ei ole, siis siia alla ei ilmu mitte midagi, lihtsalt on öeldud, kuna see programm kompileeriti. Kui siia ilmuvad aga mingisugused punasega tähistatud kirjad, siis tavaliselt näitatakse ka ära, millisel real viga on. No teeme näiteks ühe vea sisse, kustutame sleep'i S-i ära, paneme compile program, meil antakse kohe vea teade, et koodi genereerimisel tekkis viga ja on näitatud, et real 7 on defineerimata käsk leap, kuna tal ei ole sellist käsku sees, nii et selles mõttes on kõik korras. Võib juhtuda näiteks, et teil tekivad kollased tähelepanekud, need tulevad sellest, et ei ole kirjutanud käsku täpselt sama sõnastus, näiteks suurte tähtedega. Ma vahetasin set motor speed ära suure M-i väikese M-i vastu, vajutame compile programmi ja me näeme, et meil on all hoiatus, et programm sai aru, et tegemist on set motor speed käsuga, aga see on ikkagi teistmoodi kirjutatud. Programmi saab sellegipoolest kompileerida, robotisse laadida. Robotisse laadimiseks tuleb vajutada download to robot nuppu ja meil avaneb program debug aken. See aken on väga hea selleks, et saaks programmi siit arvutist kohe ise otse käivitada, aga samas te võite ka roboti lahti ühendada juhtmest ja käivitada programm robotis. Kui ma vajutan starti, siis hakkas roboti üks mootor tööle, aga debug akent on ka väga hea võimalus kasutada selleks, et vaadata, kuidas programm robotis läbitakse, siis sellega tuleb võtta step into ja meil ilmub selline kollane rida, mis siis tähistab seda, kus kohas hetkel programmis siis robot asub. Ja kui me vajutame step over'it, siis me näeme, et millisele reale programm jõuab ja samal ajal robot teeb siis seda, mis programm tal käseb teha. Nii, lõpetame ära, paneme kinni. Ja sellega on see väikene õpetus läbi.